Nii, tere tulemast taas Holmi jalgpallipargile. Esiliiga 8 soor Tartu Velko ja Viimsi vahel õige pea algamas on. Stuudiojutud on räägitud, nüüd on meeskonnad ka väljakule jõudnud. Mina Rasmus Voolaid stuudios kahjuks osaleda ei saanud, aga nüüd olen ka kohal ja Timo sinuga mängu valmis kommenteerima. Kuidas siis stuudios melud olid, kuidas siin enne mängu üldse olnud on? Siin on ikkagi ju pikk üritus juba olnud. Ja loodame, et siin ikkagi ütleme üle keskmise ikka tuleb, sest see on sündmus palli taga ja palli taga ka Joonas Lutskõre panebki päris osavalt vasaku jalaga keerutab siin esimesse posti ja Karjagin tõesti tundub, et on rahuliku närviga ka mees. Väga tugev esiliiga mäng täna ja väga paha eksimus Velkolt mängitaksegi Karjaginist mööda, kas tuleb ka löök? Tuleb! Esimesega ei karis kasutata seda võimalust ära, tuleb teine, küsitakse penaltit, Jakobson näitab, et ei ole ja see pall lendab väga napilt postist lõpuks mööda ja Velko on ikkagi trammi all. Kas see sai alguse lohakast tagasisõdust? Mina ei näinud, et seal oleks olnud selline kehakeel, et anna jooksu peale. Ja Ollik teeb paremal äärel teravuse ja nüüd on ikkagi olemas ja Fofana jääb kastis täitsa katmata. Ja tähistus ka. Aga justkui oli kontrolli all, aga siis vasakul äärel Velko tegi mingisuguse kukkumise või komistamise ja Sokolov ei saanud täpselt seda hästi puhtaks lüüa. Saupõld veab ise, leiab kastist Paava lükkab edasi ja kas kohe tuleb vastu? Ei tule, võetakse see mugra löök ära, Mattias Sapilt super tõrje. Lõiga natuke pihta vist ära vahile. Jah, nõrgema parema jalaga lõi. Ootamatult. Näitab meile statistika mugralt taha posti ja sealt tuleb veel ja saab kätte! Tristan Saupõld tundub meetri pealt, lükkab selle palli taga postis sisse ja Velko vastabki. Ja vastab juba esimesel poolajal. Demonstreerib ka oma biitsepseid. Suured. Publikule. Ja publik on olukorda. Uusi mehi. Sokolov paremal äärel on nüüd ruumi natukene, läheb ka ise alla posti löögile ja ei pääse sealt Velko mehed rebound lööma. Teist palli kätte hästi. Ja Paava metsikult teeb tööd ja sellised asjad fännidele. Üks värav on ennustusest puudu. Aga see võib tulla teisele poole, see võib väga kiirelt teisele poole tulla ja ikka on pall lahti ja lõpuks paneb selle Ollik üle. Karjagin tuli küll hästi vastu, aga ei saanud palli ikkagi piisavalt enda valdusesse. Kas tegi haiget seal Ollikule või? Ei ole. Ja ta suutis isegi pilgu üles tõsta ja vaadata, kuhu vaja sööta on. Kala! Ja on pall väravas lahti, kas saab Paava? Ei saa Paava, kas saab Reesar! Ja Velko 2, Viimsi 1. Richard Reesar selle palli sealt samamoodi meetri pealt umbes sisse rammib nagu Saupõld esimesel poolajal. No seal ei olnud varianti, seal oli vaja lihtsalt panna jalg vastu ja oli õigel ajal õiges kohas. Tahtjaid oli seal palju, seal oli Paava, seal oli Kala, vist oli keegi veel ja lõpuks Reesar tegi selle ära. Isegi pool käärlöögi moodi. On ju vahetusmees, nii et tegelikult võib öelda, et kogu ülemine viisik on see, mis on välja vahetatud Viimsi poole pealt, aga tuleb väga ohtlikult. Tuleb mugra, lööb ja kolmas, Petmanson ja kolmas ja Velko 3, Viimsi 1 ja saltot ka. No see oli jah natukene ootamatu värav, et mäng oli selline lahtine emale kummale poole, selliseid poolikuid võimalusi tuli ja tundub, et seal keegi Viimsi kaitsjatest oli liinist natukene liiga alla jäänud ja hoidis selle suluseisu kinni. Siit tuleb löök ja Karjaginilt väga hea rusikatõrje. Jääb pall veel väljakule ka. Suurepärane töö Velko kaitsjatelt. Velko on Viimsist jagu saanud 3-1 ja Velko on sellel hooajal võitnud nii Viimsit kui Nõmme Unitedit juba esimeses ringis. Jah, ja mis võib-olla rohkem tähelepanuväärsem on see, et mõlemad mängud on tulnud ka teenitud.